Tere tulemast! Täna me vaatame sellist huvitavat teemat. Et miks siis ainult armastusele ja valgusele keskendumine elus edasi ei vii. Ja kui ma täna siin mõtisklesin selle teema peale, väga huvitavad mõtted tulid ja väga huvitavalt see teema ennast näitas. Nii et ma tahan täna sinuga vaadata seda. Ja ma olen selle teemaga oma töös kokku puutunud niimoodi, et pealt näha justkui inimene on hästi õnnelik, tal on kõik hästi, tal on oma praktikad, tal on oma hobid, talle meeldib, mis ta teeb ja ometigi seal on tunda nagu mingit sellist pinget ja jäikust ja sellist nagu äraõpitud spirituaalsust. Ja ma tean, et see kõik on tänapäeval väga popp ja väga äge, aga tegelikkuses sellega nagu sügavamale minnes ja seda päriselt elades iseenda jaoks on see hoopis midagi muud. See on vähemalt minu kogemus. Ja tihtipeale need ülemäärased armastusele ja valgusele keskenduvad või kes ainult sellele keskenduvad, seal on midagi, mida nad varjavad ja mida nad ei taha endale tunnistada. Ja kes energiaid väga täpselt loeb, kes nendele väga tundlik on, see tajub seal ära, et seal on midagi all veel. Seal on midagi kuidagi nagu võltsi. Kuigi inimene ei tee seda võib-olla üldse tahtlikult, ta reaalselt tahab oma elus muutusi, ta tahab, et ta elab hästi ja õnnelikult ja vabalt, aga seal on nagu juba kurgus kinni midagi. Ja ma tahtsin sulle näidata täna läbi kaartide ja läbi selle viisi, kuidas mina kaartidega töötan, et milline energeetiline vahe seal nagu päriselt on. Ja et sa saaksid täna siit võtta kaasa selle, et see illusioon ja see mugavus ja see armastuse ja valguse elamine versus degustatsioon oleks sul väga selgelt arusaadav nende asjade vahe. Ja ma ei mõista siin kedagi hukka, sest et ma olen olnud selles kohas, kus sa oled kuidagi nii lootusetus kohas omadega, et see armastuse ja valguse puhas sagedus on ainukene, mis sind sealt välja tõmbab. Ja see on sinu päästerõngas, aga kui ta jääb ja muutub plaastriks sellele, mis seal pinna all on, siis see on see nagu, mida ma mõtlen siin sihukese nagu võlts asja all. Ja ütleme see seisund veel, kus inimene otsib seda päästerõngast, võib tunduda ja väljapoolt näha, et nii paljude jaoks on ju see armastuse ja valguse sellele keskendumine olnud see, mis neid on sellest kohast välja aidanud. Aga ma pakun sulle ka sellise mõtte, et äkki see ei ole üldse sinu jaoks edasi viiv jõud. Äkki keegi, kelle kogemus sa võib-olla kuuled või näed, see on olnud tema jaoks see miski, mis on teda aidanud nendel rasketel hetkedel. Aga äkki sinu jaoks on see motivatsioon ja see tõuge, äkki see tuleb hoopis kuskilt mujalt. See on ka miski, mille üle nagu mõtiskleda. Me võime mõelda seda tänast teemat kui ka loomulik ja mitteloomulik. Sest armastus ja valgus ise oma olemuselt on puhas. See on puhas elujõu energia. See on ilma moonutusteta, see on ilma manipulatsioonita, see on ilma illusioonita. See on puhas elujõu energia, mis meis kõigis voolab ja mis meis kõigis on. Ja millele meil kõigil on ligipääs. Et meil kõigil on nii-öelda see võime ennast tervendada. Energiaga ennast tervendada. Kui me keskendume selle armastusele ja valgusele ja tunneme ja tajume seda endas voolamas ja endas liikumas ja me õpime seda suunama, kasutama, sellega looma, sellega ennast toetama, siis on juba võimalik väga palju ära teha.
aga millele mina tahan täna tähelepanu tuua, ongi pigem see moonutus seal ümber, et ja võib-olla kogu see reklaam, see on asi, mis mind ennast võib-olla kõige rohkem häirib, et et müügis ma saan aru, et me müüme, eks ju, nagu lahendusi, me müüme seda, mis tulemuse miski annab, aga tegelikkuses on ju see, et ennem on meil vaja vaadata otsa sellele jamale ja sellele, ma tahaks roppu sõna kasutada, sellele pasale, mis meil seal pinna all on, mida me ei ole nõus vaatama. Ja tegelikkuses me ju kõik otsime seda ruumi ja seda inimest, kes meid sellest toetaks, et seda vaadata, kui me üksi seda ei julge vaadata. See on vähemalt minu kogemus olnud. Ja see on ka põhjus, miks ma teen seda tööd, mis ma teen. Aga eelkõige see on sündinud sellest vajadusest, et ma mingi hetk enam ei suutnud ega tahtnud elada nii, nagu ma elasin ja selles ärevuses ja leinas ja pinges ja et kogu aeg midagi toimub, midagi juhtub ja kogu aeg nagu maailm rapub. Et see ei saa olla nagu ainukene elamise viis, eks. Ja see pani mind leidma teisi lahendusi kui antidepressandid. Ja see on, eks ju, minu lugu olnud. Aga kõige kõige olulisem siin on võib-olla olnud see, et kõige suuremad muutused saavad toimuda siis, kui ma olen nõus olnud vaatama otsa sellele, mis ei toimi, mis ei ole okei, mida ma endaga kaasas vean, mida ma alla surun, millele ma ei ole nõus otsa vaatama. Sealt tegelikult tekkisid need kõige suuremad muutused. Ja nii, kui see jama sealt sai isegi natukene eest ära, asjad hakkasid kohe liikuma. Paneme siia selle kaardi, mis esindab seda inimest, kes on ennast ümbritsenud igasuguste praktikate, tervenduse, jooga, tseremoonia, kakao, palve, kõrge vibratsioon, armastusvalgus, kõik. Ilma selleta, et ta on tegelenud sellega, mis siin all on. Vaatame seda kõigepealt. Me tahame öelda, et selle seisundi hoidmine nõuab nii palju pingutust, sest et sa pead kogu aeg neid praktikaid peale panema, sa pead kogu aeg tegema neid. Selleks, et sa seisundit hoida, siin on vaja kogu aeg nagu seda plaastrit vahetada ja kogu aeg on midagi vaja teha selleks. Sest et mida rohkem sa neid valguse asju siin teed, seda rohkem hakkab ju see ka imitsema siit läbi. Aga kui sa ei ole nõus seda siin vaatama, siis sul on vaja kogu aeg siia midagi peale panna. Uus praktika, uus tegemine, uus inimene, uus lugemine, mis iganes kõik. Selleks valime siin, mis võiks olla see kaart, mis kõige enam esindab seda siin. Katsetame, kuna see energia on tegelikult käes, siis me vaatamegi see nii. Okei, ma selgitan selle ära, et siia poole me hakkame vaatama seda loomulikku seisundit. Tõde sellest, kuidas sa tahad elada, kuidas sa tahad olla, kus kohas see armastus ja valgus on loomulik produkt sinu olekust, ehk siis see hakkab seestpoolt, siit tuleb see väljapoolt. Et vabadus, armastus, küllus, kohalolu, siin on loomulik. Siin on see miski, mille nimel peab pingutama. Ja seda ma seletan siin kõige selle jooksul. Nii.
ja kogu selle lugemise point ongi praegu lihtsalt näidata sulle seda kontrasti, et energia lugemist õppida. Ja et seda nagu täpsemaks viia. Ja huvitav, eks ju, vaata, et ma panen selle kaardi, mis justkui on, võiks ju panna siia. Aga minu tunne on see panna siia, sest et hetkel need energiat, mis ma siia paika olen pannud, siin on see minu jaoks nagu selline sihitu voolamine, laiali voolamine. Et see ei ole see vooluga kaasaminek, kus ma olen oma tahte välja öelnud, ma olen oma tahtele jäänud kindlaks, ma tean, et see on sügav tõde minu seest, vaid et ma vaatan, mis elu toob. Sest et ei taha võtta vastutust selle eest, mida ma päriselt tahan. Ja sellepärast ma panen selle siia. Huvitavalt kujuneb see praegu siin. Okei. See on minu jaoks ka põnev, kuidas see välja kujuneb, sest et ma teen seda siin video vahendusel esimest korda sinuga. Kuna minu töö üks põhimõtteid ja põhilisi asju, mis ma teen, on see, et me liigume alati ühest seisundist teise. Ehk siis kas see on energiapai vahendusel, kus on kaugseanss, kas see on selguse sessioon, avardumine, mis iganes viisil me kohtume, seal on alati üks ainus tahe ja taotlus, et see seisund, millega sa alustasid, on üks ja see, millega sa lõpetad, on teine. Ja samamoodi on ka kõik need videod siin kanalil, kas ma olen siis endale teadvustanud seda või mitte, aga praegu ma siin seda teadvustan ja ütlen valjult, et nii on. Huvitav, et need on siin niimoodi üleval, aga okei, las need olla. Nii, võtame neid siia oma ette ja vaataks neid praegu. See keskne kaart oli see. Okei, need on kõik siin ümber, selge. Nii, ma loodan, et on ilusti näha kõike. Ja tahan ikkagi üle korrata, et mitte midagi ei ole valesti igasuguse praktikaga. Ja lihtsalt mina nagu näen seda, et kui seal on see plaastrienergia, ehk siis seda kasutatakse millegi allasurumiseks, mitte millegi ülestõstmiseks, see on see koht, mis on minu jaoks nagu natuke nagu häirekell. Ja see seisund, mida ma siin nagu näen, on nagu kahe vahel pendeldamine. Et on need mingid hetked, kus on nagu selline ühtsuse tunne ja kergus ja voolamine ja teadlikkus ja on nii-öelda, see sõna, mis ennem tuli, on nii hea, degustatsioon armastusest ja valgusest selle kõige puhtamal ja ilusamal kujul, kui see tuleb loomulikult. Ja siis teistpidi on see, et tuleb siit alt tuleb seda mingit paska pritsib ülesse millegi pärast.
kõik see energia siin, eks ju, panen need siia kõrvale, siit pritsib midagi ülesse ja siis me oleme nagu, siis otsime YouTube'ist mingit lahendust, otsime Facebookist mingit lahendust, otsime mingit kiiret lahendust ja see võti on see, et istu sellega, mis siit alt ülesse tuleb, kui me paneme siia vahele joone nii-öelda. Siin on kõik see alt alateadusest, kehateadusest, kõik tulenev selline, mis iganes sulle siit silma jääb või praegugi üles tuleb. See on kulla väärtusega siin all, sest et iga selle emotsiooni või energia all on mingi sinu tugevus. On mingisugune puhas energia, mis on lihtsalt moonutatud. Nii, aga kui me nüüd, mul jääb siin pilk oma vihikus jooga peale. Kui me läbi jooga näiteks oma keha liigutades ja venitades ja tunnetades ja hästi kontaktis olles, sealt tuleb mingi emotsioon ülesse, siis sellega tuleb tegeleda. Seal on mingi teadmine. Kui sa teed neid mingisuguseid praktikaid, siis neid tuleb teha sellepärast, et saada kätte mingisugune see emotsioon. Energy in motion, eks ju, emotsioon. Energia, mis on pääsenud liikuma, on emotsioon. Ja kui sa suudad ennast niimoodi sellest ära eraldada, et sa lihtsalt vaatad kõrvalt, muidugi ka tunned läbi, kui on vaja tunda. Aga mõndasid asju me oleme juba nii palju kordi läbi tundnud ja läbi tembeldanud, aga me ei ole neid lihtsalt lahti lasknud. Me ei ole neid endast ära eraldanud. Me ei ole neid endast välja tõstnud. Ja kui mingi emotsioon või mingi muster ringi kogu aeg tagasi tuleb, siis tähendab, et seal on ikka veel mingi kübe, mida sa ei ole vaadanud, mida sa ei ole näinud, mida sa ei ole nõus olnud vaatama. Näiteks kakaole jääb mul nüüd pilk peale. Kakao, eks me teame, see on hästi imeilus südame avaja. Ja siin jääb mul pilt, siin kuidagi sümboliseerib minu jaoks sugust nagu armastust. Mingi unistus armastuse kohta, mingi unistus suhte kohta. Ja kui sa nüüd jood kakaod ja sul tulevad pisarad ja sul tuleb see lein ja sul tuleb mingi emotsioon üles, et näed, see ei õnnestunud või ma ei ole kunagi saanud seda kogeda, mine luba ennast üleni selle emotsiooni sisse. Minu meelest üks kõige võimsam ja ilusam praktika on see, et sa lubad oma emotsioonidel üleni ja täielikult välja tulla, teades, et sa ei upu nendesse ära, sa ei kao nendesse ära. Energia liigub väga kiirelt ja kui sa lased selle lihtsalt täielikult korraks olla, siis see saab üleni välja tulla. Otsus, mida me ei ole täielikult vastu võtnud ja tahe, mida me ei ole täielikult vastu võtnud, ongi unistus. Ja unistused on meist alati kuskil tulevikus ja väljapool, need ei ole siin meie sees. Nii et kui sa vaatad neid kaarte, siis väga üle ühe on siin sellised väga nagu segased ja erinevad emotsioonid, kas pole. Ja üks asi, mis ma oma töös alustades juba rohkem nägin, aga kuna ma nüüd olen neid piire ikkagi siin loonud ja paika pannud, siis enam mitte nii palju. Aga ikkagi seda, et inimene tuleb tervendusseansile lootuses, et see inimene, kelle juurde ta tuleb, see teeb ta korda. Ja ma võin öelda sulle käsi südamel seda, et mina ei ole see inimene. Kui üldse midagi, siis ma olen see inimene, kes toob pigem nähtavaks sulle selle kõige ebamugavama. Ja ma tean, et ütleme suures pildis see võib teha minust väga ebapopulaarse tervendaja, aga mind ei huvita, sest et minu oma elus, minu oma kogemuses ja ka selle tervendaja karjääri kogemuses ongi see kõige väärtuslikum olnud, et ma usaldan oma keha nii piisavalt palju, et ma saan lasta nendel emotsioonidel ja ülemõtlemistel tulla välja, tulla valjult välja. Et oli hetk, kus ma mingit negatiivset mõtet ei julgen isegi välja öelda, sest mul oli hirm, et see saab tõeks. Sest et eks ju kuskil nagu õpetati, et kui ma räägin mingid asju välja, siis need saavad nagu tõeks.
kus see õpetati, mina ei tea. Aga mina näen just seda, et mina tulen inimeste ellu siis, kui nad on mingi suurte muutuste lävel ja nad on nõus vaatama otsa sellele võib-olla kõige raskemale ja kõige ebamugavale. Ja see on koht, kus minu vägi kõige rohkem ärkab ja tärkab, ma ütleks. Ja see ongi selle tulemusel, puhtalt selle tulemusel, et mida ma ise olen kogenud ja mida ma olen kõik lubanud endal ise läbi kogeda ja milliseid emotsioone vabastada. Ma tean täpselt seda hetke, millal ma otsustasin, et iga ärevuse taga on mingisugune kuld ja ma tegin enda jaoks selle nagu mänguks, et ma tahan teada, mis kuld see on. Et ükskõik mis vari või mis asi sealt üles tuli, ma tahan teada, mis kuld see seal on. Eks? Nii et kui me võtame praegu selle poole siit kokku, siis siin on inimene, kes teeb kõike enda jaoks tegelikult õigesti, aga sellel ei ole sellised tulemused, kus ta tunneks, et unistused täituks, et see juhatus oleks kerge tulema. Ikkagi siin on mingisugune eemale vaatamine ja see kaart on huvitav selles mõttes, et ühendus on, juhatus on, kõik justkui on, aga see ei ole piisav või keegi peab mulle veel kinnitama kuskilt väljapoolt või ma ootan veel mingit märki kuskilt väljapoolt, et ma päris ei usalda. Siin on see, eks ju, sabotöör, kes välja tuleb, eks ju. Siin on see näiteks energia, et muidugi ju kõik see, mis ma jagan ja välja annan, tuleb mulle samamoodi tagasi. Ei tule, kui sa sellest kohast ta teed. Et kui teha seda sellest kohast, et ma nüüd sellest saan midagi, siis ei tule sealt tagasi kohe kindlasti midagi. Nii et ma loodan, et sa saad aru, mis energia siin on. Et siin just kui nagu on kõik ilus ja hästi ja selle kohaga ei olegi midagi valesti, aga see lihtsalt ei, siin all on nii palju. Ja see, mis siin all on, millel ei ole tähelepanu pööratud, kus see vägi tegelikult kinni on, see ongi kõik see, mis kogu aeg tirib seda alla, niimoodi pendeldad niimoodi 1-2 vahel kogu aeg. Et kogu aeg käib üks pendeldus. Väga palju siia kohta tuli. Nii, kas see oli siin keskel, eks ju? Need ma tunnen, et üldse. Okei, las need praegu jääda. Ma ei ole päris kindel nende osas. Ma tunnen, et selleks, et saaks paremini nendele siin keskenduda, ma panen need korraks kokku. Kõrvale. Väga huvitav.
ja vaata, kui tegelikult vähe siin toimub. Kui vähe siin toimub ja siin on kohe lihtsalt selline nagu olemise energia. Ei ole vahet, mis praktikaid ma teen, kui palju ma neid teen, kellega, kus, mida. Väline ei dikteeri seda, kuidas sa ennast enda sees tunned. Ja siin ongi see vabadus, armastus, küllus, kohalolu. See kõik on siin kohal, see on loomulik. Siin on see jõulisus, eks ju. Siin on lihtsalt olemine, usaldus, kooskõla, vaikus, vastuvõtlikkus. Ja kas sa tunned enda kehas ka nüüd, et kus kohast see kõik nagu tuleb? See tuleb, eks ju, seest poolt nüüd. Kui see, mis me siin ennem vaatasime, see oli nii-öelda loodud välistel tingimustel, siis see siin on loodud seest poolt. Ja ma ütleks, et see tahe, mis on selles seisundi siin loonud, ongi tahe vabaduse järgi, tahe armastuse, külluse, kohalolu, kerguse, vaikuse, selguse. Kuidas need on erinevad sellest, et mul on vaja teha seda, et tunda seda. Et see siit nagu hakkab teise koha pealt, eks ju. Ja siin ikkagi on näha seda nagu lahti laskmist, aga siin ma tunnen, et see ongi nagu lahti laskmine sellest, mida ma pean, kuidas ma pean. Et ma ei tee enam midagi selle tulemuse pärast, vaid ma teen selle seisundi pärast, kes ma olen, mis ma olen. Nii et minu meelest ka üks nagu kõige spirituaalsem või vaimsem või siuksem asi, mis me saame teha, on vaikus ja tühjus. Et kui selles eelmises olekus oli maitsmine ja nii-öelda selle seisundi loomine väliste asjadega, mis ei ole vale, aga saad aru, siin on see energiavahe, eks ju. Et siin selles on armastusvalgus nagu loomulik seisund, mida me kogu aeg oleme. Ja sellest sünnib midagi. Ma ei ole mitte keegi, ma ei ole mitte miski. Ja sellest sünnib kõik, mis ma tahan. Ja tahe on miski, mis on meie sees, mis on loomulik. Loomulik tahe. Ja sellest sünnib. Ma ei tee mitte midagi selleks, et midagi saada. Ja ma tunnen, et kui ma ise siin neid kaarte vaatan, siis ma juba tunnen, kuidas see nihutab perspektiivi ja täiega nagu viib kuskile sügavasse lihtsalt rahusse. Täiega viib rahusse, ma tunnen. Ja siin ongi see, kui see kaart alguses juba välja tuli, või need kaks mõlemad, siis ma juba sain ise selle meeldetuletuse, et ole lihtsalt inimene ja tee lihtsalt inimese asju. Nagu lihtsalt ole siin maa peal ja tee siin maa asju. Et me ei pea kuskil liuglema, kuskil kõrgustes kogu aeg ja neid plaastreid omale peale panema, vaid et kasutame neid praktikaid ja toetavaid asju siis, kui see toetab seda seisundit ja kui me sellest seisundist tunneme seda, et seda võiks teha. Kui seal on mingi, mis iganes seal siis on. Et või see on lihtsalt mõnus ja see on lihtsalt hea ja see ei peagi midagi tähendama, eks. Ja tegelik, eks ju, tegelik selle seisundisse liikumine ongi need kaks siin. Ja ma olen ise tihti jõudnud sellesse seisundisse, kus ma olen
ma olen selleks hetkeks juba otsinud kõikvõimalikku abi väljapoolt ja jõuan lõpuks ikkagi selleni, et et ma vajan iseennast. Ma vajan seda tühjust, ma vajan seda igapäevarahu, seda kergust, et näha seda illusiooni, mida ma olen jäänud uskuma, millesse ma olen jäänud justkui kinni. Ja sealt tuleb see transformatsioon. Nii et aeg-ajalt ongi lihtsalt kõigest vaja teha paus ja lasta tühjusel olla, et näha, mis hetkel pinna all päriselt on. Ja ma ei räägi siin sellest tagaajamisest, et nüüd ma olen tervenenud üleni. Kas see on üldse see point nagu, et me oleme tulnud siia kogema ja kui me teame, mida me tahame kogeda, millises seisundis me tahame oma elu elada ja olla ja valikuid teha, siis see on ju see, mille poole püüelda. Et täita oma elu mõttetu müra ja kõik võimalike teadmiste ja infoga, kas see on päriselt see, mis nagu loob meile selle õndsuse või on see lihtsalt see, et ma siis tunnen, et ma olen justkui keegi. Et kas sa siin saad panna sellele inimesele näiteks mingi sildi peale, et kes ta on? Minu meelest ei saa, sest et see kirjeldab kellegi sisemaailma. Ja tänavapildist võib tunduda lihtsalt nagu tavaline inimene, palju lihtsalt rahulikum ja energiatundlikele lihtsalt siuke kohalolus inimene. Aga siukseid plaasterdajad ajavad sellised rahulikud inimesed ka närvi. Sest nad on saavutanud millegi, mille poole nad nii meeleheitlikult ise püüdlevad. Neid kaarte vaadates ja neid kahte polaarsust kogedes, mis on see sinu edasiviiv jõud, mis sa siit täna kaasa võtad ja see info, mis sa siit täna saad. Et mis on see, mida sa praegu päriselt vajad, et luua see tõeseisund, kus sa ei varja enda eest midagi, kus sa oled täielikult kohal selle tõega, mis ja kes täna sa oled ja mis sul toimub. Et see on see samm edasi selle rahuni, külluseni, armastuseni, vabaduseni. Sest et kui sa võtad minu jaoks üks väga maailma avardav, oli lihtsalt see, et kõige selle taga, mis ma tahan, kas see on mingi rahaline vabadus või ajaline vabadus. No ma juba ise ütlesin ära, eks. Seal taga on vabadus. Ja minnes sügavamale sellega, see on see, et ma tahan voolata ilma selleta, et ma pean väljapoolt kellegi käsku täitma. Ja see on see oma tahtes voolamine, see ei ole siuke laiali voolamine või kellegi teise jõesängis voolamine, vaid see on see, et ma tahan kogeda ja teada, mis sealt minu maailma tühjusest ja minu universumist, mis sealt tuleb ja mis on võimalik. Et kui need hirmud, mis veel tulevad pinnalt üles ja kahtlused ja kõik see ja see emotsioon, et ma ei ole veel seal, kus ma tahan olla. Nii, aga kus ma siis tahan olla? Ja lasta sellel juhtida. Ja emotsioone me saame tunda kohe. Vaatamata sellele, mis meil väljapool toimub, eks. Et tegelik vastus, minnes nüüd algusesse tagasi, tegelik vastus jõudmaks sinna, kus sa tahad jõuda, on kõigel sellel, mis on pinna all, mis on alla surutud, mis on ära peidetud, mida me ei taha vaadata. See on tegelikkuses see võti. Ja kõik see seisund, mis praegu siin sinu ees on, see on loomulik loome seisund. Siin ei ole mingit sundimist, surumist, mitte midagi. Siin on toores tahtejõud.
ja tahtejõud eraldi kirjutatuna. Nii et mis on sinu jaoks armastus ja valgus? Minu jaoks on see kõik see siin. Ja ma soovitan täiega, kui sul on mingid teemad, kus on üks seisund ja on teine seisund. Üks seisund siis, kus sa võib-olla praegu valed, teine seisund see, kuhu sa tahad minna. Võta oma kaardipakk ette ja vali sealt välja kaardid, mis energiast täpselt kirjeldavad sulle neid seisundeid. Ja loo seda silda sinna vahele. Täna siin selleks sillaks seda, mida me pidime nägema, oligi selle nii-öelda pinna all olev. Kõik see oli täna see sild. Ütleme, sild on tegelikkuses see vahepealne, mis ma siin selgitasin. Ja siin võib veel palju sügavamaks minna, aga siin on juba see, et tuleb mängu igaühe individuaalne kogemus. Sellega ma saan täpsemaks minna meie üks-ühele kohtumisel. Ja need valikud sa leiad videokirjeldusest. Sügisesse, nüüd septembrisse ma avan 4 aega selguse sessiooniks ja need toimuvad Tallinnas Üksmajas. Ja online'i teel saab samuti kohtumise teha. See on selline tunniajaline energiapai, mis juba selgitab. Ja see energiapai on väga huvitav, et see sinna ette tuli. See on, kuna ma ütlesin vaata ka vahepeal, et kõik, mis ma teen, on siuke ühest seisundist teise viimine, siis tihtipeale alguses on see raputamine ja siis lõpus tuleb see pai. Aga ja see on minu töö sisu ja see on see, mis mind kõige rohkem kõnetab. Kogu selle info leiad sa siit samast videokirjeldusest, samuti ka e-maili, läbi mille siis kontakti luua minuga, et kohtumise aeg ja detailid koos paika panna. Selguse sessioonile on eelankeet, mis ise oma küsimustega on juba väga sügav ja väga avardav. Sügisel alustab uuesti ka avardumise grupitöö kogemus, mida tegime eelmine aasta nii Tallinnas kui Pärnus. Kui on huvi Pärnu inimestel, siis palun kirjutada mulle sellest, kui me saame 10 inimesega grupi kokku, siis ma teen ka kord kuus Pärnus seda. Tallinna grupi eelregistreerimine juba käib, nii et palun kirjuta mulle, kui sa tunned huvi. Nii et selline energia lugemine ja vaatlus täna, selline avardumine. Kõik ilusat sulle!